täpselt nii. Mis selle põhjustas? No ütleme niimoodi, et Agroni nimi on üsna pikalt kasutusel olnud ja tegelikult on meile armas ja siis me tegelikult üsna pikalt otsisime uut nime. Ja tegelikult on põhjus selles, et tahame lihtsalt rebrandingut grupile teha ja tahame natuke nii-öelda holding ettevõtted nagu rohkem esile tõtta. Seni on nagu rohkem olnud Agrone grupis esil just need kohalikud tootmisettevõtted, mis ise on nagu Eesti põllumajanduse lipulaeval on teada olnud, näiteks nagu Vändra AS ja Põlva Agro, aga me tahame nüüd ka emaettevõtete nii-öelda katusbrändi ehitama hakata ja siis me olime natuke sunnitud ka nime muutma, kuna Agro nimena on mujal maailmas ka kasutusel ja siis me tegelikult leidsime sellise laheda shortcut, et me panime ainult ühe tähe juurde ja natuke muutsime nii-öelda rõhku seal, et aga meile sobib see nimi väga, et oleme juba endale omaks võtnud selle. Ja täna on Rohetiigri Akadeemia 3. kohtumine ja eelmise kuu kodutööks oli kõige olulisemate keskkonnamõjude tuvastamine väga mahuka ja raske kodutöö käigus, et mis Agrone jaoks sealt välja tuli? No punkt 1 nagu esimene ülesanne, mis oli seadusandliku raamistiku kaardistamine, millised keskkonnaregulatsioonid põllu- ja toidutootmist puudutavad, et see oli selline uuesti heureka, et avastada, et tegelikult seda raamistikku on väga palju. Ja kui sinna vastu panna ka need riiklikud organisatsioonid, kes selle raamistiku kontrollimisega tegelevad, et siis on tegelikult see kogu see ökosüsteem nii-öelda on üsna keeruline jätkuvalt. Kaardistasime ära, millised endal meil keskkonnalad täna on, kuidas nendega seisud on. Ja siis nüüd keskkonnamõjude osas me listisime siis ära kõik oma olulised tegevused, mis keskkonda puudutavad 4 oma põhitoote grupi kaupa ehk et siis toorpiima tootmine, liha tootmine, teravilja tootmine ja muna tootmine. Ja täna selles mõttes see töö oli meile tänuväärne, et me tegeleme täna ka süsiniku jalajälje kaardistamisega. Et siis nüüd see Rohetiigri kodutöö ja see süsiniku jalajälje kaaristamine, kus me täna oleme ka nagu analüüsifaasi juba jõudnud koostöös Sustaineriga ja ka selle analüüsifaasis on nagu hästi palju selliseid küsimusi vastuseid meil omavahel põrgatud olnud, et selles mõttes see ajastus oli praegu nagu meie jaoks väga hea ja tegelikult ütleme niimoodi, et neid tegevusi nii-öelda ritta panna, mis siis nagu keskkonda kõige enam mõjutab, see nagu selles mõttes hea, et ta tekitab endale ka sellise struktuurse vaate jälle asjale ja eks me sealt edasi nüüd jõuame selleni, et kui me saame ka kliimat mõjutama nii-öelda süsiniku emissiooni tulemuse kätte 15. detsember loodetavasti, et siis me saame nagu sealt edasi liikuda ka nende tegevuste prioritiseerimise juurde ja tegelikult me tahame esimeses kvartalis jõuda väga konkreetse Agrone rohepöörde nii-öelda tegevuskavani, kus meil on siis konkreetne tegevuste plaan koos investeeringute plaaniga, nii et praegu meile ajaliselt kogu see Roheakadeemia piloodi nii-öelda kodutööde sisu ja ajastus kõik on nagu läheb täpselt õigesse ajaraamiga meie jaoks tervikuna. Nii et tunne on hea. Mis sõnaga sa ise tunned kirjeldada? Üks tunne on hea selles mõttes, et me teeme õiget asja ja teeme sisuliselt ja teeme nagu liigume õiges suunas. Teine tunne, mis on see, et kui kogu seda ülesannet nagu tervikuna vaadata, siis järjest enam jõuame sinna, et tegelikult, et kogu see valdkond nagu ettevõtte sees vajab päris kõvasti lisaressurssi, et ilmselgelt me järgmine aasta peame ennast rohkem mehitama selles valdkonnas, et see on nagu teine teema, kuhu me oleme välja jõudnud. See on nagu üsna naturaalne ja loomulik, et me sinna välja jõuame. Aitäh! Palun!